Nüüd anti start ka meie järgmisele jooksule, nii et tüdrukud, olge head, võtke lapsed rajalt nüüd ära sealt palun, jah? Et meil on järgmine jooks, me siin peame jagama autasustamise ja võistlemise vahel areeni, aga küllap tuleme toime, kui kõik reeglid on järgitud. Ja näete, jah, siit meesveteranide teine vanusegrupp tuiskab hetkel mööda. Sellest tuleb ka väga põnev jooks, seda on juba algusmeistritest näha. Ja nüüd peale seda, kui number 9 härrasmees jookseb mööda, me saame kiirelt kutsuda poodiumile teise koha võitja, naisveteranide esimese 1500 meetri jooksus Kaari Lainevool, Saue, 6.27.56. Ja võitja Enge Edovald, Kernu, 6.06.91. Ja veel kord palume aplausi naisveteranidele, parimatele keskmaajooksjatele. Tubli päevatöö on tehtud. Ja oma tööd on tegemas, näete nüüd seal meesveteranide teine vanusegrupp 3000 meetri jooksus ja head poodiumi inimesed, kes te seal olete, vaadakem nüüd ka ette, et me seal jalgu ei jääks. Hoidkem silmad palun lahti, sest et tulemas on sellised tegijad nagu number 70. Läheb. Number 74 Tarmo Mändla. Ja tema järel seal lähimad jälitajad, aga stardis on ka veel Ants Einsalu, number 11, Indrek Ümarik, number 6 ja Ants, näete, läheb siit praegu mööda, tema järel number 18, Mart Ladoga Mäetaguse vallast, aga stardis ka Kaupo Kütt, number 9, Tarmo Mändlast juba rääkisime, hetke liidrist. Nii et 6 meest on siin staadioniringe mõõtmas ja näete, pooled nendest seal tagasirgel praegu ka täiesti võrdselt liiguvad, teevad seal medalite saavutamise nimel tööd ja üsna võrdselt toimetavad seal, nii et teised on juba pikemalt maha jäänud ja siit hakkab varsti ringiga saama number 9, kelleks on Kaupo Kütt, tema Kiilivalla mees, 65. aastal sündinud ja läheb siit varsti ka oma järgmisele riigile. No mis on aga toimumas nüüd siin liidrite tegemistes? Me näeme kolmik, see trio on endiselt koos. Number 74, Tarmo Mändla, seejärel number 19, Urmas Põld. Läheb. Number 6, Indrek Ümarik, nii et Mändla, Põldre, Ümarik on seal triona tööd tegemas ja nende vahel on jagamisele minemas ka medalid, seda võib juba nüüd üsna jooksu algstaadiumis öelda, kui nüüd tõesti mingisuguseid suuremaid pudenemisi sealt toimuma ei hakka ja siit läheb nüüd mööda aga juba Ants Einsalu number 11 hetkel hoidmas 4. positsiooni ja tema järel Mart Ladoga Mäetaguse vallast 5. kohal. Mis aga liidritega toimub, täpselt samad seisud nagu mõned hetked tagasi. Tarmo Mändla, tema järel Põldre, Urmas Põldre siis ja Indrek Ümarik 3. positsioonil. Seisud läänerindel täiesti püsimas muutumatuna juba nii mõndagi aega ja näete sealt nende ringiga hakkab saama Kaupo Kütt, Kiilivalla mees ja nüüd liidrid neelavad Kaupo siin staadionimaja tribüüni ees ka kohe ära ja tulemas Tarmo Mändla, Läänesaare valla esindaja, numbrimärk 74. Tema järel aga Urmas Põldre 19, siis Indrek Ümarik. Nii et läheb, tubli. Tappi jalad löömas seal ja mõõdavad järgmisi ringe, kui 3000 meetrit, tuletage meelde, on joosta. Ja Ants Einsalu üksinda seal 4. positsioonil hetkel on tulemas ka siia staadioni tribüüni ette number rinnal 11, Väike Maarja mees.
Ja sisuliselt on Einsalu nüüd poole ringiga jäämas siin liidritele hetkel alla. Ja täpselt samad seisud endiselt juhtimas Tarmo Mändla, tema järel aga Urmas Põldre ja siis number 6 Indrek Ümarik. Jõuavad kohe nad sinna kurvi kettaheitesektori odaviskajate lähedusse. Ja kohe avaneb taas sirge siin tribüüni ees ja seisud endiselt samad. 3 meest, 3 medalit, kuid milline, kellele, selles on nüüd kindlasti suur küsimus. No pikalt on juhtinud Tarmo Mändla, Läänesaare valla esindaja seal. Tema järel Urmas läheb, väga ilusti, tubli, läheb. Paljudel nendel osalenud ja kõrgeid kohti võite saavutanud ning Indrek Ümarik, Tartu valla mees, on hetkel 3. positsioonil. Ja nüüd hakkab oma järgmisele ringile minema Kaupo Kütt Kiili vallast. Aga liidrid lähevad oma soodu ja liidrid on taas nüüd staadioni ringi tagasirgel. Pool sellest läbitud ja täpselt võrdses seisus. Nii nagu me juba ringi oleme siin näinud. Endiselt juhtimas Tarmo Mändla, tema järel aga Urmas Põldre ning 3. on seal hiilimas Indrek Ümarik Tartu vallast. Mis on seal vast teisena, mis on teisel kohal. Ma loodan, et ta võidab ära. Teine ring! Ja nüüd on huvitav võrdlus. Ants Einsalu on jõudmas 4. mehena nüüd tagasi. Läheb. Võtnud liidriohjad ja võtab kohe ka korraliku 4-5 meetrise edumaa sisse jälitajate ees. Tarmo Mändla, kes pikalt vedas, on jäänud nüüd teiseks ja mida teeb Indrek Ümarik, kas nad suudavad Urmas Põldrele vastu astuda, sest et tundub, et Urmas on taktikaliselt oma jooksu nüüd jah niimoodi üles ehitanud, et on tempot tõstnud, järsult tõstnud tempot ja näete, on jõudnud tagasijirgele Urmas Põldre. Vahe kasvab vaikselt 7-8 meetrit, rohkemgi 10 meetrit juba ja endiselt on Tarmo Mändla seal toimetamas teisel positsioonil ja palun mitte kõrval joosta seal, kui on võistlus käimas, see on lubamatu. Need võistlejad diskvalifitseeritakse, kui veel selliseid juhtumeid peaks siin nägema, et see ei ole õiglane teiste sportlaste suhtes, kelle kõrval ei joosta niimoodi. Ja tulemas sealt Urmas Põldre järgmisele ringile hakkab tema varsti minema. No näeme, on siin staadioni maja ette kohe ta jõudmas ja hetkel läheb siit mööda ka number 9 Kaupo Kütt Kiili vallas. Urmas Põldre number 9. Läheb, tubli. Tarmo Mändla. Vahe on suur, mine. Ümarik ikkagi veel selles mängus sees, mis võiks kuldmedali mängu tähendada. Ei ole veel müüdud mehed nemadki ja kui nüüd Urmas Põldre tegi liiga kiire nii-öelda vahe tõmbamise, võib see talle valusalt kätte maksta ja viimane ring on alanud ja me näeme seal, et Urmas Põldre tempo ei rauge ja tundub, et on nüüd tempota tõstnud ja seda eelkõige võrdluses Mändla ja Ümarikuga. Ja tõesti, nüüd näeme juba, et üle 50 meetri või 50 meetrit on Urmas Põldre edu. Urmas esindab Rae valda, on 66. aasta mees ja on võtnud igal juhul praegu siit nõuks korraliku margiga see suvemängude 3000 meetri veteranide võistlus võita. Ants Einsalu pääseb Urmas Põldre eest 4. mehena, et Urmas talle ringiga siin sisse ei tee, see on ilmselt nii minemas ja näete, nüüd on avanud lõpusirge ja Urmas on oma viimaseid meetreid võtmas nii, et Läheb, võit on käes, korralikud
klassikalise jooksuga. Ja näete, nüüd on tulemas sealt teisena hoopis Indrek Kümarik, kes hoidis Targo ennast kolmandale kohale seal